Suurepärane. No selleks, et see energiavahetus oleks siit lavalt teiega, head sõbrad, veel vahetum, tuleb nüüd siia lavale video asemel päris inimene. Ta nimi on Elina Kallas, ta on teadlane ja oskuste arendamise metoodik Töötukassas. Ja tema ettekanne küsib, milline on koolitajate pilk roheoskuste kujundamisele. Palun. Aitäh. Nii, kena. Aitäh kuulamast ja suur tänu võimaluse eest oma uurimustulemusi teile tutvustada. Minu nimi on tõesti Elina Kallas, olen Töötukassas oskuste arendamise metoodik, aga ka koolitaja, andragoog, teadlane, autor. Ja tegelikult eelmine nädal ma kaitsesin oma magistritöö Tallinna Ülikoolis andragoogika erialal just samal teemal. Nii et mul on väga hea meel, et ma saan siin neid tulemusi teile esitada. Ja räägin siis sellest, et kuidas koolitajad näevad roheoskusi, et millised on nende arusaamad, ehk siis läbi koolitajate pilgu. Ja etteruttavalt ütlen, et need tulemused väga paljuski peegeldavad juba seda, mis me täna siin oleme kuulnud. Nii, nüüd see uurimisprobleem, et kus mul tekkis selline huvi. Olles roheoskustega tegelenud, ma nagu tajusin, et ma ei saa ikka päris hästi aru, et mis asjad need roheoskused on. Et millised on need klassifitseerimise või taksonoomiad, mis asi see üldse on. Ja eriti veel olukorras, kus meie, Eesti, sõlmisime ka ju selle rohelise kokkuleppe ja oleme kohustatud kliimaneutraalsuse saavutama aastaks 2050 ja üks oluline moodus selle rohepöörde tegemiseks on oskuste arendamine ja selleks tuleb Euroopa Liidust ju tegelikult päris palju vahendeid. Ja tekkiski küsimus, et et Euroopa Liit on kuidagi ära defineerinud roheoskused, siis oleme meie siin, midagi nendest arvame, aga mida täpselt me ei tea. Ja kas ikkagi see, mida Euroopa Liit arvab, et roheoskuste jaoks on eraldatud, kas see läheb ikkagi õigesse kohta. Ja sealt tekkiski see mõte, et ma tahan ikkagi aru saada, et mida meie koolitajad roheoskustest arvavad, et mis on nende arusaamad. Ja veel arvestades seda, et tegelikult koolitajatel on väga-väga oluline roll oskuste arendamisel ja ka hoiakute kujundamisel, siis ei saa muidugi nende rolli ju alahinnata. Jah, roheoskuste ala on ebamäärane. Õnneks nüüd see roheoskuste programm toob sisse juba süstematiseeritust, ehk siis me liigume väga kindlalt nagu edasi, aga Eestis ei ole taolisi uuringuid veel läbi viidud. Natukene sellest uurimuse disainist ütlen kohe, et kasutasin kvalitatiivset uurimislähenemist, kus siis esimesena oli tehtud kaardistav uuring, viisin läbi küsitluse täiskasvanute koolitajate seas ja küsimus oli üks tegelikult, avatud vastusega küsimus, mis on sinu jaoks roheoskus? Kusjuures täna hommikul me ka sarnasele küsimusele vastasime. Ja sealt ma selgitasin siis välja, et mis on need roheoskuste definitsioonid. Ja teise etapina viisin läbi avastusliku uuringu ja täpsemalt 3 fookusgruppi intervjuud täiskasvanute koolitajatega, et selgitada juba sügavamalt, et kuidas need arusaamad kujunevad ja millised need täpselt on. Et siis küsitlus oli suunatud ka koolitajatele ja vastas 97 inimest ja fookusgrupis siis osales 7 inimest, koolitajad. Ja andmete analüüsil kasutasin deduktiivset, induktiivset sisuanalüüsi ja lähemegi kohe tulemuste juurde. Nii, millised on siis need koolitajate roheoskuste definitsioonid? Et siin te näete seda tulemuskaardi, mis põhineb nende selle ühe küsimuse avatud vastusega küsimusele, et nähakse roheoskusi kogumina oskustest, väärtustest, käitumistest, hoiakutest, kõik sellest, mis me tegelikult täna rääkisime, omadussõnadest,
siis olid mainitud kõige rohkem keskkonnasäästlikkus, jätkusuutlikkus, säästlikkus ja nii edasi, siis objektina või kellele need roheoskused on suunatud, olid välja toodud siis keskkond, loodus, aga samamoodi ka ühiskond. Ja kui ma püüdsin nagu tegutsemise viisid kokku koondada, siis on ka selgelt välja tulnud sellised üldisemad tegevused nagu jalajälje vähendamine, aga ka täpsemalt näiteks prügi sorteerimine. Nii, aga nüüd, kas siis klapib, ei klapi? Mina ka oma magistritöös tuginesin Euroopa kutseõppe arenduskeskuse definitsioonile ja siis, kui ma panin uurimuses osalenute koolitajate roheoskuste definitsioonid sinna kõrvale, siis võib rahumeeli öelda, et klapib küll. Ehk siis see, mida Euroopa arvab, on roheoskus, ka meie koolitajad mõistavad väga sarnaselt, nagu te ise siit näete. Et toodud on ka kõik see kogum, kaasa arvatud siis hoiakud, väärtused, käitumine, ühiskond on selgelt välja eristunud ja ka see põhitegevus ehk siis vähendada jalajälge ja seda negatiivset keskkonnamõju. Siin on nüüd fookusgrupi intervjuu tulemused ja täpsemalt siis nende märksõnade või nende terminite sisukaart. Ja siin võib-olla märkate, et ma ei uurinud üksnes ainult seda, et millised on need arusaamad, vaid uurisin ka seda, kuidas kujunevad väärarusaamad, mis on ka ju ääretult oluline, sest need ju ka kujundavad inimeste suhtumist. Ja siis, kui ma kõik need nagu niimoodi kaardi peale panin, siis ma nägin, et tegelikult kõikide nende mõistete vahel on ikka väga palju seoseid. Need korduvad ühes kohas, siis teises kohas, aga nüüd täpsemalt siis on siin nad kokku toodud. Kuna ma lähtusin epistemoloogilistest vaatenurkadest, siis kõige rohkem roheoskustest arusaamasid kujundavad teadmised. Ja teadmisi vastajad said siis koolitustelt või siis lugedes läbi oma töö või siis meediast. Aga sama tähtsal kohal nende teadmiste juures tulid välja tegelikult väärtused, tõekspidamised ja uskumused. Ja seesama talupoja mõtlemine, mis täna käis nii mitu korda läbi, oli ka antud uuringus väga selgelt esile tõstetud. Ehk siis need väärtused, mis tulevad kodunt, perest ja see lähedus loodusega. Ehk siis kui me tegutseme nii nagu talupoja mõistus ütleb, siis me tegelikult olemegi õigel teel. Ja kui ma hiljem vaatasin, et millised on eestlaste väärtushinnangud nagu laiemas mõttes, siis tegelikult looduse väärtustamine on üks prioriteetsemaid. Nii et klapib selle pildiga väga hästi. Aga lisaks väärtustele loomulikult tulid esile ka isiklikud kogemused. Nii eraelus, kuidas siis neid roheoskusi kasutatakse, kui ka tööelus. Ja arusaamad roheoskustest loomulikult ei kujune isolatsioonis, vaid oluline roll on ka sotsiaalsel interaktsioonil, ehk siis suheldakse sõpradega, töökaaslastega, kolleegidega, eksperditega selle jaoks, et kinnitada või valideerida oma teadmisi või siis saada uusi teadmisi juurde. Nii et see sotsiaalne aspekt on seal ka väga olulisel kohal, mida saab ka õpetamisel loomulikult kasutada. Ja natukene selline üllatav selle uurimuse kontekstis tuli välja, et isiklik kasu on see, mis toetab roheoskustest arusaamasid. Ja nimelt, et kui inimene näeb, et roheoskuste arendamine toob talle isiklikku kasu, see on talle kasulik kuidagi, siis ta väga suure tõenäosusega tegeleb nende roheoskuste arendamisega. No ma kujutan ette, et kui
elektrikul on mingi pädevus juba olemas ja siis ta läheb koolitusele, kus ta õpib, kuidas päikesepaneele näiteks, neid süsteeme, elektrisüsteeme parandada või ühendada ja ta teab, et kui ta läbib selle koolituse, siis ta saab parema töökoha ja parema palga, siis jah, loomulikult ta läheb sinna. Nii et väga selge isiklik kasu. Aga on ka varjupool. Ehk siis, kuidas need väärarusaamad kujunevad. Ja üks oluline on see, et teadmiste puudumine. Jah, arusaadav, kui teadmisi ei ole, siis ju ei tea täpselt, kas see on nüüd õige, mida ma arvan, kas ikka nii sorteerid või naa sorteerid, kas ikka päikeseenergia on ikka hea või halb, kas see tuulik on ikka hea või halb, ehk siis ei ole nagu kindlust. Et see tekitab väärarusaamasid, samuti toodi välja meedia mõju, ehk siis negatiivsed ja ülepaisutatud sõnumid tegelikult tekitavad selle valdkonna suhtes skeptitsismi ja lausa sellist eitamist. Ja ka täna juba kõlanud mitu korda poliitiline propaganda. Ja siin ma võib-olla näitan paar sellist mahlakamat tsitaati just selliste poliitpropaganda kohta, et kuidas inimesed nagu tajuvad, need on küll võetud küsitlusest, mitte intervjuudest, aga siin on näha, et tegelikult see, kuidas roheoskuste arendamine on asetatud poliitpropaganda vankri ette, et see tekitab tegelikult inimestes sellist vastuseisu. Ja mitte ainult poliitiline propaganda, vaid see, et poliitikaid rakendatakse ebamõistlikult. Ka seda me täna kuulsime mitu korda, kaasa arvatud paneelis. Ehk siis, kui on mingi, kas või see sama hästi lihtne näide, et kui sul on suvila ja sa käid seal 1 kord või 2 korda aastas suvel, siis vald nõuab, et sul kindlasti seal peaks olema konteiner, prügikonteinер, ja seda tühjendada tuleb vähemalt nii mitu korda aastas. Ja kui sa seal 8 kuud ei käi, siis sa pead kirjutama seletuskirja ja vabastuse paluma. Nii et see on jällegi see ebamõistlikkus, et kus jookseb see piir. Et tundub, et tõesti, et ka osalejad seda kinnitasid, et teatud poliitikate rakendamisega on nagu mindud üle piiri. Ja see tekitab skeptitsismi. Ja viimaks ebakindlus tuleviku suhtes, hirm, mis hakkab juhtuma, kogu see pessimism selle kliimateema ümber ja ka kaugus. Mind see ei puuduta, see ei ole minu asi. Mina veel elan siin väga hästi ära. Et see tekitab ka sellist skeptitsismi ja omakorda siis kujundab väärarusaamasid. Millised on siis need peamised järeldused ja ettepanekud? Tõepoolest tuli välja, et koolitajate ja Euroopa Komisjoni roheoskuste definitsioonid ühtivad, aga samuti uurimustulemused näitavad, et esile toodi enamasti üldroheoskused. Ja võib-olla ettepanek ongi, loomulikult tuleb jätkata roheoskuste arendamisega, aga võib-olla rohkem suunata või rohkem nagu luua õppeprogramme, mis arendaksid valdkondlikke roheoskusi, selleks, et tõeliselt juba nendes spetsiifilistes valdkondades seda rohepööret läbi viia. Sellega praegu konsortsiumid väga edukalt tegelevad ja tegelikult see ongi nagu väga vajalik. Teiseks tuli välja, et roheoskusi peetakse olulisteks siis, kui nähakse nendes isiklikku kasu. Ja selle kasu puudumine tuleb siis teadmiste puudumisest ja ka teema kaugusest. Siin on ettepanek väga pragmaatiline, hästi loogiline, et tegelikult ka roheoskuste programmide arendamisel tuleb luua praktilised õppekavad ja koostöös sihtrühmadega, ehk siis nendega, kellele need programmid on suunatud. Selleks, et oleks hästi selgelt näha, et et milliseid oskusi arendatakse ja millist kasu siis sellest see osaleja saab, et nad ei ole sellised umbmäärased. Uurimuse tulemused näitavad kõige suurem allikas arusaamade kujunemisel on teadmised ja teadmiste puudumine tekitab väärarusaamasid.
Ja õnneks jällegi aitäh HTM, et roheoskus.ee juba ilmselt alustas selle tegevusega, aga tuleb kindlasti leida selline koht, kus on kvaliteetsed ja kergesti ligipääsetavad õppematerjalid. Niimoodi, et inimesed saaksid või needsamad koolitajad saaksid sinna minna, vaadata ja valideerida oma teadmisi, saada mingit kinnitust, et okei, et see, mida ma arvasin, see peabki paika ja et oleks selline ressurss nende jaoks olemas. Oluline järeldus on see, et roheoskustest arusaamad asetuvad tegelikult inimeste väärtuste süsteemi. Ja siin on võib-olla selline laiem ettepanek juba riigi tasandil luua väärtuspõhine raamistik rohepoliitika toetamiseks, kus siis näidata, tuleb seda asjaolud tegelikult ju tööle panna. Kui me teame, et need on seotud väärtustega, tulebki näidata, et kuidas see inimene oma väärtustega sellesse süsteemi asetub, kuidas ettevõtjad oma vajadustega sinna asetuvad ja milline on ühiskonna või riigi roll. Selline ettepanek. Ja mis on nagu selline huvitav tegelikult minu jaoks järeldus, et vastanute arvates meedial on oluline roll, sealhulgas ka väärarusaamade kujunemisel, kusjuures kirjandus pigem näitab, et meedia mängib positiivset rolli roheoskuste või ütleme temaatiliste sõnumite kujundamisel, siis meil pigem nagu vastupidi tuli selles uurimuses välja. Ja tulekski jätkata ja ikkagi keskenduda positiivsete sõnumite kommunikeerimisele, mis on ka tõenduspõhised, ja ka riigi tasandil teha kommunikatsiooniplaan. Et loomulikult vaba meedia absoluutselt igasugused sõnumid on teretulnud, aga vähemalt, et riigi seisukohast oleks see kommunikatsioon selline läbimõeldud ja pigem positiivsete sõnumitega. Ja ikkagi roheoskusi peetakse tühjadeks poliitloosungiteks kahjuks ja riik ei arvesta poliitikate rakendamisel erisustega, kusjuures ma olen kindel, et seadusloome kaasab erinevaid sihtrühmasid ja eksperte, aga ju siis seda ikkagi ei tehta piisavalt. Ja tasuks ikkagi nende poliitikate rakendamist väga-väga põhjalikult läbi analüüsida. Et ei oleks niimoodi, et ettevõtjad pärast on hästi suure administratiivse koormuse all, vorbivad neid aruandeid või teevad selliseid mõttetuid tegevusi, mis tegelikult tõesti nende konkurentsivõimet vähendavad. Ja sihitatud rohepöörde kommunikatsiooniplaan riigi tasandil, et oleks aru saada, kuhu me liigume, miks me liigume ja mis see meie jaoks tähendab. Ja ma mõistan, et julgeolek, et see on kõik nagu väga oluline ja väga aktuaalne, aga poliitikud tulevad, lähevad, kahjuks ka sõjad tulevad, lähevad, aga meie kodu, planeet Maa on ikkagi ainult üks. Aitäh! Suur tänu. Mõned küsimused, kas Liidos, kui poliitpropaganda inimese enda sees võitu saab, kuidas siis ikkagi roheoskusi on võimalik koolitada? Ongi väga keeruline tegelikult, sest kui inimene on negatiivselt meelestatud, siis on ikkagi raske teda tegelikult kangutada, aga jällegi läbi selle kasu, et näidata, et kuidas need roheoskused aitavad kaasa tema heaolule, ühiskonnale, tema kogukonnale, perele, et läbi isikliku kasu. Ja siis üks spetsiifilisem ja tehnilisem küsimus, kas tuleks kutsestandarditesse sisse viia nõue, et kutse taotlemisel tuleb tõendada roheoskuste koolituste läbimist Haridus- ja Teadusministeeriumi portaalis ja kuidas see võiks aidata? Aitäh! Ma tõepoolest küsisin ka osalejate käest, kas peaksid roheoskused olema osa kutsestandardist. Kui ma õigesti mäletan, siis 1/3 vastas, et võiks küll. Ma päris kindel ei ole, et see on õige tee, mida minna.
sest siis tekib küsimus, aga no millised siis täpselt roheoskused peaksid seal kutsestandardis olema, kas need üldoskused või valdkonna spetsiifilised oskused, siis meil peab olema hästi selge ka koolituspakkumine, ehk siis meil peavad olema need, kes oskavad koolitajad koolitada ja võib-olla praegu ma ikkagi ütleks, et pigem mitte, aga tulevikus võib-olla tasub kaaluda. Ja siis üks selline kommunikatiivne või filosoofiline küsimus veel, et kas ka ebarealistliku optimismi edendamine ja probleemide pisendamine või vastupidi, ekstreemsete stsenaariumide esitlemine pole ka osa sellest väärarusaamade kujundamisest, mis roheteemadega kaasas käib? Absoluutselt on, jah. Jah, et ühest külje, no igasugune selline ekstreemsus on tegelikult ju no mitte kõige kasulikum, et sellega ma võin küll nõustuda. jah, just. Igasugune ekstreemsus tõesti ei ole kasulik. Ja sealt ka võib-olla see oluline ettepanek, et luuagi ligipääsetavad materjalid, kus on võimalik siis üle valideerida, et need seisukohad, kas see on siis ikka nii või see ei ole, et mitte kukkuda sinna ekstreemsustesse. Elina, suur aitäh nende mõtete ja selle ettekande eest. Aitäh! Aitäh!